tere, mu armas, olen Uljana, te olete kanalil Must ja Valge. Vaatame täna, mis tänased sõnumid on. Loodan, et siit tuleb midagi positiivsemat, sest viimasel ajal ma olen hakanud mõtlema ja tundma, et surutakse ikka korralikult ja pannakse kraanid kinni igalt poolt. Ja siis surutakse niimoodi, et see hirmuenergia ja ärevuse energia tuleks hästi palju esile. Et minu küsimus on nagu, et mis tegelikult siis toimub. Inimestel tekib selline küsimus, et mida nad valesti on teinud. Mida inimesed on valesti teinud? Tegelikult inimesed ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja see sõda ei ole üldse inimeste vahelinegi. See ei ole üldse päris. See ei ole üldse meie pärast isegi. Et see on väga-väga imelik. Väga imelik selline surumine ja mäng inimestega, süütute inimestega. Et seda on väga palju juba tegelikult ju ajaloos olnud ja et pole ime, et inimesed ei taha enam sünnitada ja peresid luua, suhteid luua. Inimesed ei taha enam. Ja isegi kui suhted tekivadki, siis väga ettevaatlikult. Ja praegu ka inimesed lähevad hästi tohutult lahku ka, sellepärast et tahetakse mõistuses rahu saada. Ma olen ise sellest läbi läinud, ma olin 6 aastat suhtes, millest 3 olid täielikud ebastabiilsed, manipulatsioon ja hirmu ja vägivalda täis. Vägivald ei olnud ainult meie vahel, vaid ka sugulastelt tuli tohutult vägivalda, kiusamist, norimist, sükest nagu see oli lihtsalt pidev löökide saamine suhtes olles. Muidugi, kui sa väljaspoolt saad nii palju lööke kogu aeg, siis ega see suhe see pole mõtet nagu koos olla ju. Pole mõtet koos olla tänapäeval inimesega, kellega ei ole seda head tunnet. Kui tunnet enam ei ole, siis peab ikkagi nagu minema sinna kohta, kus sa oled tundega ühenduses. Ja sellepärast, kui ongi mingisugused kolmikud või mitme inimese suhted, siis peab ära otsustama nagu, kus sa selle suhte või selle tunde nagu kätte saad. Ja see solvumine, et ta läks nüüd teise juurde ära. Muidugi, mis asja, kui sa inimest armastad, sa tahad, et tal oleks parem olla ju. Kui sa ei taha, et tal oleks parem olla, kui sa tead, et inimesel ei ole hea sinuga, siis miks sa hoiad teda kinni? Kui sa tead, et inimene tahab vabadust, tahab palju paremini tunda, nagu inimesed jäävad kinni kuskile sinna, et me peame olema siin lojaalsed ja me peame olema siin abielus ja lapsed ja asjad ja ei. Kõige olulisem on sinu tunne. Sinu tunne, ehk siis sa pead minema sinna, kus on sinu tunne, mis vabastab sind. Siis sa võid ka vaadata nendele raskustele otsa palju tugevama mõistusega ja meelega ja keskenduda oma elu praegu ütleksin, et isegi vaoshoidmisele või kooshoidmisele. Aga kui sul keegi on kõrval, mingisugune suhe, armastus, kes on ühendatud sinu energiaväljadega ja sa ei tunne tegelikult, sul on nagu plokk ees, aga ühendus ikka on nagu, see on ülisuur energia varastamine. See ei ole enam isegi isikuvaheline, see on juba energeetiline, see on juba mingid olendid on seal, kes nagu tarbivad mingit energiat. Energia tarbimine on siis, kui ei ole armastust, aga olete ikka koos. See peaks olema nagu hästi selge kõigile, et siis ei pea olema koos, vaata. Sellepärast, et sul on palju vähem energiat siis, kui sa oled inimesega koos, keda sa ei armasta. Kui sa oled üksinda, sa tood enda energia kõik tagasi endasse, sul on palju rohkem energiat, sa oled palju efektiivsema kogemusega, sa oled palju õnnelikum. Isegi kui ümberringi inimesed on nagu
raskuses ja kui sul on eriti veel selline kutse, et olla inimeste jaoks olemas, siis sa pead ennast korda saama. Eralduma, oma teele minema. Vaatame siis, äkki on siin. Mõtlesin teha siis Zodiaagi märkidele sõnumeid. Vaatame, äkki siis me alustame siis Jäärast. Jäärakuu on, jäärahooaeg on praegu. Teeme Jäärale romanss ja vastatud palve, nii et jäärad saavad palveid oma sünnikuupäeval, sünnikuul. Näen muutust ja tasakaalu. Vägi just, jäära vägi on kõige potentsam aprillikuus. Romanssi peale küllus, karikate 3, mõtlesin. Armu kolmnurgad, mida on vaja ära lahendada. Ausus tuleb vägi, ausus ja egotorn. Vaata üle, kas sul on ikka süda paigas, kas sa oled aus iseendaga. Jääral on väga vaja aus olla. Kui ta ei ole aus, siis ta on kahtluses ja kahtlus viib ta täielikkusesse, pimedusse. Tean seda väga hästi. Ma olen ise jäär. Mis see palve peale tuleb? Mõõkade 2. Ja soov on rahuneda maha, rahu saada. Jääral on vaja väga palju rahu. Selles mõttes, et ta ruulib pead. Tal on vaja selgust. Kui tal ümberringi ei ole selgust, ta ei ole enda väes. Ära karda otsa vaadata tõele. Tõde vabastab sind. Saavad 3 kuu. Armastajad ümber pööratud. Mingi alateadvusmäng toimub. Alateadvuses on valikud ja ootused. Ootused on selles mõttes väga üles pushitud kuidagi, illusionaarsed, kuidagi nagu sellised, tahaks väga palju kohe, aga tegelikult see ausus on see, et sa intuitiivselt juba tegelikult tead, mis sind tegelikult enda väesse toob. Ja no selles mõttes, et armastajatega selle valikuga, mis valik on? Keegi astub tagasi mingisugusest tunde avaldamisest või armastuse avaldusest. Sellepärast, et ei ole õige aeg ja teab, et siis tulevikus natuke läheb aega, siis on õigem aeg, siis ka tuleb rütli staatusesse, siis on õige aeg tulla välja ja avaldada oma karikas. No konflikti on ümberringi olnud väga palju väljaspoolt tuleb nagu selliseid tõukeid ja kaikaid, aga see on selles mõttes välja tuldud sellest ja sellest grupeeringus, sellest nii-öelda happily ever after perekonnast või sellest hingeperekonnast on välja tuldud.
ja ei ole nagu kardetud seda, et see keiser on ümber pööratud, ehk siis ei kardeta oma staatusest nagu välja tulla või nagu muuta oma staatus mingisuguste valikute pärast. Ja üleüldiseks tegelikult on siin tugevuse kaart. Ehk siis kõiks, mida sa teed, sa liigud tegelikult tugevuse poole oma intuitsiooniga. Jääredel on väga tugev intuitsioon. Ja kui jäär suudab endale otsa vaadata, ausalt otsa vaadata, siis talle intuitsioon muutub ka väga-väga selgeks. Nii, vaatame siis kaladele. Loovutamine, vabastamine, jumalik juhatus, vaimne kasv. Tunnen, et kalad, huvitav. Tahtsin kohe kaladele rääkida. Siis kaladel on selline etapp, kus nad annavad ära oma ohvrimeelsuse. Raha andmine, väljaandmine raha. Ja on aru saadud, et see juhatus, mis neid on siiamaani juhatanud, see on läbi kukkunud, ehk siis see intuitiivne vaste on vale olnud siiamaani. Vaimne kasv tuleb läbi naiseliku energia välja andmise, raha loovutamine, rikkusest lahti laskmine või nagu sellisest nagu bravuurikast elust lahti laskmine. Sellepärast, et on aru saadud, et see kõik see, mis siiamaani on nii-öelda jumalik juhatus olnud, see on täielikult läbi kukkunud. See on tugev ka, selles mõttes kinnituse sain ka, et see on see interpretatsioon. Huvitav, et selline nagu pettumus nii-öelda jumalikus juhatuses, et kes see tegelikult see jumal on, vaata. Nii. Nii, kaladel toimub selline emotsioonidest nii-öelda mõtetesse tulemine, ehk siis emotsioonid on nagu kõrvale pandud. Need on kõik läbi nagu sest et see pettumus jumalikus juhatuses on nii tugev, et see tunded nagu pannakse kinni ja seda on väga vaja tegelikult teha, eriti kaladel. Ja siuke nagu hästi selge approach, selge nagu arusaamine tuleb nüüd selle mõõga kuningaga. See pettumus on nagu pannud kuidagi ootama ja vaatama väljapoole. Vaatame, mis seal üle merede ja mägede on. Aga midagi hoiab tagasi mingisugune depressioon või ärevus, mis on tegelikult juba tervenemas tänu sellele kevadele juba välja tulemas mingisugust depressioonist ja rahutusest. Lootused pere osas selline, nagu ta on olnud siiamaani, see on täielikult nagu kinni pandud, et mingi pragmaatiline mõtlemine on nagu tulnud peale. Intuitsioon on tegelikult siin kogu aeg viinud sellesse, et sa ikkagi valiksid enda hääle, mitte mingisuguse välise jumala, eks ole. Ja see on vaimne kasv, vaimne ärkamine. Selle elu jooksul me mitu korda ärkame ja areneme. Nii. Vaatame siis sõnni üle.
tasakaal. õpingud. Peaingel Miikael. Vau. Sa oled leidnud mingisuguse tasakaalu iseendas. Sest et sa usud, et kõrgematesse jõududesse õpid kõrgemaid jõude nii-öelda usaldama praegu. Selleks, et tasakaalu leida nii maise ja vaimse maailma vahel. Väga äge. Vikerkaal ka. Sa ei räägi seda kellelegi väga. See on nagu mingi uus enda südame avastamine, väga palju südame avamine, hästi suur südame avamine. Selles mõttes, et nii-öelda karikate S ja karikate 2. Nii et kas sa oled arvanud? Aga selles mõttes sa jätad kõik enda teada. Sa ei räägi midagi. See ei ole üldse, selles mõttes sõnnid ei räägi midagi kellelegi. Täiesti kinnised olevused minu meelest. Vaata, mis seda pärast. Nii. Vaatan. Okei. Sa töötad mingisuguse projekti kallal, sellepärast, et sul on vaja raha tagasi saada. See, mida sa oled kaotanud nii-öelda ära. Selles mõttes rahaõppetund on olnud. Ja rahaõppetund ongi siis toonud sind sellesse südame avanemisse. Kõik selline mingisugune uhkeldamine, uhkustamine nüüd pannakse eemale, et sa tuleksid südamesse, mitte nagu fa. Aga siis kõrgemad jõud avavad sinu südant, eks ole. Kõrgemad jõud näitavad sulle minevikku, mis on olnud siis minevikus ja mis sidemed on olnud ja kuidas sa oled õppinud läbi sidemete ja kuidas sa oled arenenud läbi sidemete või vaadatakse siis, kuidas sa võib-olla ei ole hinnanud neid sidemeid oma elus. Ja läbi selle on siis südame avanemine. Jah, selles mõttes need karikate 2 peale tuli siis ümber pööratud karikate 6, nii et suht nostalgiline, selline valulik nostalgia isegi, aga sa tead seda, et peaingel Miikael ja kõrgemad jõud kaitsevad sind selles protsessis, et sa võid minna nagu selle varjutööga nagu sügavamale ja vaadata, mis tegelikult on siis toimunud. Nii, aga siis maag tuleb välja, väga võimas. Ja sauade 2 ja mõõkade 6, väga hea, väga positiivne. Sa oskad väga hästi välja tulla ja vaadata perspektiive ja kaaluda nende üle, et mis tegelikult seal siis toimub. Maag on see, kes teab, mis ta on. Ta oskab luua seda, mis tal on vaja ja just nii vähe või nii palju, kui tal vaja on sellel hetkel. Need tundelised protsessid, mis on siis toimunud, aitavad sul edasi liikuda uutele ja positiivsetele võttedele, teha valikud konkreetsed enda jaoks, mis on siis väga-väga olulised selleks hetkeks. Ei ole nagu selles mõttes, siin ei ole mitte mingisugust ulmelist tuleviku perspektiivi praegu, vaid on väga-väga maine selline hästi hetkes olemine, nagu sõnnid ikka on meil väga maandatud ja hetkes olijad. Jah, selles mõttes overall is happiness nagu on hea meel, palju õnne, sõnnid. Nii, mis on siis järgmine kaksikud. Kaksikud, keha eest valitsemine, täiega, vabadus, kohe tuleb seda, et liiga palju informatsiooni on ja kavatsus.
kõike, mida teed ja loed ja õpid, vaata, et seal oleks mingisugune konkreetne taotluskavatsus, et mis see kavatsus on sellel, mida sa teed üldse sellel hetkel nagu. Vabaduse tunne on väga hea, ma arvan, et sa oled välja tulnud kuskilt rasketest situatsioonidest või rasketest suhetest või nagu mingisugust entanglement'ist, on ju. Ja siis keha eest hoolitsemine, ma tunnen, et sa juba teed seda. Kevad alati inspireerib tegelikult kaksikuid just nagu rohkem armastama oma keha, mitte nagu väga hea. Nii. Õhku, oh my god, kui palju õhku tuleb praegu. Kiire muutumine, võtad korraks aja maha ka. Mõõkade 2-ga, mõõkade 9 on ka siin keha eest hoolitsemisel. See mõtlesin kohe on see, et liiga palju oled õppinud või informatsiooni tarbinud või scrollinud või midagi sellist. Et keha eest hoolitsemine, see on kohe nagu võta korraks maha, ära esimese asjana kohe hommikul scrollima mine, pigem loe ja enne magamaminekut ka siis pigem loe, mitte ei scrolli. Siis mis kaksikutel veel? Okei, siin tuleb mingisugune uus energia väljaspoolt sauade rüütlitena, väga kiire, tuline, nagu selles mõttes võib olla väga kiire, mingi kirglik liit või kogunemine või selline, see on hästi positiivne, õhk ja tuli on väga, väga viljakas liit või selline ühinemine või liikumine koos. Aga no mõistuse tasandil siin on mingisugune rist ette pandud, et soovid saada mingit hästi väge või siis võitu enda mõtete üle ja lõigata välja väga külmalt midagi sellist, mis ei sobi sulle. Kaksikud teevad seda väga hästi tegelikult. Kaksikud, nad muutuvad täiega palju. Ja väga lihtsalt nagu üldse ei huvita, mis ümberringi toimub. Nii, mis see, okei, sa tead, et sul on mingisugune uus ruum või nagu selline konstruktsioon, uus grupp, uus töökoht, uus linn on olemas, liigud sinna, sa otsustasid midagi ära nagu selle sauade 4-ga ja sellepärast ongi see keha eest hoolitsemine nagu selles mõttes, et see on inevitable, sa ei saa midagi muud seal nagu teha. Et kui ainult oma keha eest hoolitseda, et sa pead ennast korda tegema ja rahunema maha nagu. Kui sul on väga-väga hull depressioon või nagu mingi hull ärevus või sotsiaalne ärevus, siis palun vaata kindlasti psühholoogid või terapeudid nagu üle. Ja vaata kindlasti, kui palju toksiine su keha nagu täis on, et enne kui ravimeid hakkad võtma, siis palun proovi kuidagi dieediga või siis keha puhastamisega või detoksiga ennast korda saada. Ja kui sa keha puhastamisega ja tasakaaluga ei saa hakkama, siis võib küsida mingist ravimeid ja rahusteid ja mis iganes. Huvitav, kellele ma seda räägin. No, selles mõttes see kirglik energia, mis siin tuleb tegelikult see sauade rüütel on ja siis see kirglik energia on ja selles mõttes, et mingisugune egotorn, mingid ootused purunenud. Selles mõttes, kui ootused juba purunenud, siis tegelikult ma juba ütleks seda, et ootused on purunenud ja tuli siis saatan välja selles mõttes, et seksielu võib-olla ei ole siis nii hea või on liiga hea või on nagu mingi ootused on just nagu paremad, sellepärast, et siin on nagu sauade rüütel ja siis on veel nagu saatan ka veel selles mõttes, et ma ütleks niimoodi, et seksuaalelu peaks olema hea taotlusega, kui sa tahad seda kasutada, seda energiat kasutada oma elu loomiseks ja tervenemiseks ja mis sa tahad nagu soovutada. Et kui sa lihtsalt niisama raiskad seda, siis sa raiskad oma elu energiat, oma elu aega, oma mõistust, oma tasakaalukust ja nii edasi.
Sauade 6 ja mõõkade 5. siin on mingisugused nii-öelda vaenlased, kes vaatavad sul järgi, et noh, et kas sa saad sellest hakkama või sellest välja. Siis mingi muutus on, nagu vaatavad selja taha, et vaatavad, noh, saad sellega hakkama või mitte. Aga selles mõttes, et läbilõikamine mingisugune mineviku või siis mingisuguste taotluste või siis mõttemustrite läbilõikamine toob sulle võidu. Külmalt läbi lõikad midagi, mida sa ei taha vaadata või mõistuses. Ja kaksikud teevad täiega palju mõistuse tööd. Niimoodi siis. Mis tuleb peale kaksikuid? Lõvi. Keha eest hoolitsemine, uus armastus. Okei, lapsed. Davai. Lõvi. Uue armastuse peale tuli kunst. No sa oled kokku seganud mingisuguse alkeemia siin. Selles mõttes lõvid tahavad kõik või mitte midagi. Nad ei ole nõus mingi vähemaga. Never. Mingisugune rahaline vimka paneb sind rohkem keha eest hoolitsema, mis on hea. Okay. Rahaline nii-öelda mõõn paneb sind keha eest rohkem hoolitsema. Mis lapsed mulle ütlevad? Lõvid saavad ennast väljendada ja välja elada kõige rohkem lastega või lapselikkuse või lapsemeelsusega. Nad saavad väljendada oma seda südame armastust ja seda kergust ja olemust kõige rohkem. Aga see on praegu kuidagi nagu poodu on seal peal, et mingisugune blokeering on võib-olla sisemise lapsega võib-olla rohkem kontakti saada. Sauad 9 on siis uue armastuse peal. Ja selles mõttes, et sa oled alkemiseerinud ikka korralikult seda uut armastust. See ei pea olema nagu isikuline, romantiline armastus, aga see võib olla isegi nagu mingisugune uus projekt või hobi või töö või selline mingisugune unistus mingisugune. Ja seda sa oled nagu tegelikult hoidnud enda sees väga kaua ja töötanud sellega ja pannud sinna loomeenergiat täiega sisse. Sauad 9 on siis selline, mis nagu näitab seda, et ma ikkagi seisan. Ma vaatamata kõigele, mis ümberringi on. See wounded healer tuleb välja, et jah, see on minu usk siin ja mina seisan selle najal. No, keha eest hoolitsemine selles mõttes, et see stressi rohke aeg, mis on olnud üliraske. See on nagu nii-öelda attackinud või siis rünnanud sellist nagu 3D elu kõige rohkem, sellepärast, et see on siin mõõkade, tähendab müntide 8 on ümber pööratult, et rahadega või siis mingisuguse sissetulekuga on konkreetne probleem olnud ja see on tekitanud mingisuguseid nagu
vastuhakke väljaspoolt inimesed. Vaadake, kui ikkagi nii-öelda vähendatakse meie mingisugust ressurssi või nii-öelda 3D-s, siis tegelikult siis tuleb välja ka, millised meie inimesed ümberringi on, et kas nad on raha pärast meie ümber olnud, kas nad on meie pärast olnud ümberringi, on ju. Et see protsess on siis hakanud käima lükatud ja sellepärast keha hoolitsemine, see on jällegi täiega mateeria, on ju. Siis müntide 4 tuli siis selle lapselikkuse ja laste peale, mis on siis prioriteetide paika panemine, oma pinnase paika panemine, selline minimaliseerimine, selline nagu vähe nagu toomine nagu nendesse punktidesse, mis on kõige olulisemad, et me saaksime selle pinnase nagu paika, sellepärast ka see seisak ja sellepärast ka see poodu siin. Lapsed õpetavad meile seda konkreetset, lapsed õpetavad meile maandumist. Nii, mingisugune lugu tuli siin välja, ei tulnud. Päike, lõvi muidugi, sauade 4, sauade 3. Ma arvan, et see sauade 3 on siin selle raha peale. Jah, selles mõttes, et ülikeeruline on näha, sest et inimeste maskid hakkavad väljapoolt nagu välja tulema, millised inimesed tegelikult on, on ju. Lõvid on sellised hästi suured andjad, vaata, nad annavad oma püksid seljas ka ära, nagu nad selles mõttes, nad tahavad, et kõigil oleks väga hea, sest neil on ka hea olla, vaata. Selles mõttes, et uue armastuse peale ükskõik mida sa tahad, kas sa kardad, et kas alustada seda projekti või alustada seda suhet või midagi, siis siin on päike, siin on kõige positiivsem kaart ja see peaks andma sulle inspiratsiooni ja armastust juurde. Vaadake, kui duaalne tegelikult on ju. Ja siis selle nii-öelda stabiilsuse loomisele, laste stabiilsuse, lapselikkuse ka stabiilsuse loomine või siis arusaamine, see tuleb veel stabiilne olukord. Tuleb sauade 4, mis on tegelikult siis nagu sa näed, kuhu sa lähed, sa tead, kus sa oled ja kuhu sa liigud nagu. See tuli, ma tunnen sinu tuld ka nagu. Hästi palju tuld on, tahaks nagu kõike kohe teha, aga ei ole sükest väga sükest nagu selgusetust või sükest nagu mingi kiire, tavaliselt lõvid. Lõvid tegelikult ei ole väga kiire või selline, jäär on väga selline, tahaks kohe impulsiivne. Lõvi ei ole väga impulsiivne, lõvi on siuke slow burn, ütleks niimoodi. Nii siis mul hakkab tähega meeldima see juba. Nii, mis on siis, räägime siis vähkidele. Meditatsioon tuleb kohe välja. Nii, romanss ja õnnistused. Okei, väga tore. Romansi peale, meditatsioon toob sind hinge teele. Õnnistused, puuduses õnnistuste nägemine. Protsess on raske. Nii, siis meditatsiooni peale tuli võidukaarik. See tähendab seda, et sa pead õppima hakkama rahunema enda peas, tühjendama. Kui sa soovid seda õppida, sa võid nagu ühendust võtta kohe. Ma võin sulle õpetada, kuidas oma mõistust tühjendada ja kuidas keskenduda ennast, eks ole. Nii, siis romansi peale tuleb sauade rüütel. Ma arvan, et sul saab olema seksielu päris aktiivne. Ja siis õnnistuste peale tuleb
mingi puudus. Ehk siis õnnistuse leidmine puuduses, nagu ma ütlesin, on ju. Läbi puuduse leidmine õnnistuste või nagu õnnistuse või õppima tänama ka puuduses. Oot. Päris hea. Romantiline elu selles mõttes võib olla isegi päris, vaatame, kas siin mingit tasakaalu ka. Okei. Oota natukene, ära kiirusta, mõtle kõik läbi, mida sa tahad. Mis see teine pool on, mis see valgustamine on? Eks ole, võib-olla sa oled väga palju juhitud tunnetest ja kirjast. Nagu mõjutatud nendest väga palju, siis korraks võta hetk maha siin. Okei. Suhte tasandil tegelikult tundub, et on mingi keeruline puudujääk, puudus mingisugune. Meditatsioon ja enda praktika on töö ja see on investeering iseendasse, kõige parem investeering üldse. Okei. Suhete juures kohe tahaks öelda seda, et keegi on nii-öelda mingisugused mõtteid või siis kahtlusi või mingeid pilte kas sinule või sinu partnerile peale pannud ja see on siis tekitanud mingisuguse tasakaalutuse. Aga sa tead väga hästi, et on vaja leida ka selles õnnistuse, et on selline õppetund üldse, on ju. Õppetunni eest tänamine. Selles mõttes, et kirega, mis tegelikult sinu kehas on, mis tegelikult on, see vajab nagu sellist materiaalset välja elamist või välja toomist või niisugust nagu suunamist mateeriasse, et mateerias luua siis, see aitabki tegelikult, see peaks olema tegelikult soov just meditatsiooni minna ja tegeleda iseenda praktikatega. Sellepärast võidukaarik tuli siin, et hingeteele konkreetselt minna. Aga sa ei taha selle vaadata sinna peale. Miks sa ei taha vaadata seda, et on vaja tööd teha endaga? Võib-olla sa tahad näpuga näidata kuskile? Ei saa enam. Jumal küll. Keegi on valetanud ja vassinud selles mõttes, et valetanud ja vassinud ja näidanud, et on sõber ja nii edasi, aga tegelikult on negatiivseid mõtteid või kuidagi süstinud sinusse või sinu partnerisse. Kaalud. Tere kaalud. Kolises. Esile kerkimine. Jumalik ajastus. Right. Võta kergelt seda, mis elust on. Ma tunnen, et sa oled juba, võtadki mänguliselt. Hakkad ennast välja rohkem tooma. Nii, vaimsete võimete siis väljendamine, ära karda ennast näidata, mida sa oskad teha, mis võimed sul on, mis teadmised sul on, vaikselt välja tuua, jällegist vaadata, millised inimesed seal ümberringi on ju. Võib-olla sa teed oma kanali ja võib-olla hakkad rääkima enda informatsiooni niimoodi, et selles mõttes kanali loomine on ju kõigil vaba tahe, olenemata sellest, kas millised inimesed vaatavad või mitte. See on nii julguse tükk tulla sellesse välja, ära karda, et väljendamine ja enda näitamine on tegelikult võit, ükskõik, see on võit pimeduse üle. Mänguline pool
kustutab ära või lõhub ära mingisugused vanad, mingisugused köitikud mõtted tees. Sihuke nagu mingi, peale seda võid nagu tunda, et oh my god, ma olen täitsa uus inimene nagu. Jumelik ajastus ja preestrinna, vaadake, kui üles kaart see on. Ära muretse. Sa tunnetad juba kõike. Usalda oma sisetunnet rohkem. Ja sa ei pea kiirustama üldse. Sul ei ole kuhugi kiiret, me oleme igavesed olendid. Ja kui asjad ei ole impulsiga, kui impulsi taga ei ole, siis ära tee. Ära liiguta. Selles mõttes, et kui sa hakkad oma vaimseid andeid nii-öelda väljendama või siis kuidagi suunama neid kuidagi, siis ole ettevaatlik, sellepärast, et inimesed on kadedad sellepärast, et sa võid tõsta üles mingisugused varjupooled nendes ja see võib tekitada mingisugust informatsiooni nagu niisugust tulva, et ära tee sinna tuleb nagu okei. Siin tuleb mingisugune koostöö ka kellega sa mentaalselt klikid kohe klikid, see on maskuliinne, feminiinne energia, hästi kiire sihuke ideede jagamine, mentaalsel, hästi armastuse okei, ma ütleks, et see on romantiline, sellel on mingisugune võimalus romantiliseks nii-öelda koosluseks, aga see hakkab hästi siukse mentaalsel nagu tasandil, nagu saab bioseksuaalsus. Kui sa hakkad ennast näitama ja väljendama enda võimeid ja oskusi ja nii edasi, siis ära karda seda. Ära karda seda vastust või siis seda tagasisidet, sellepärast, et siin on näha, et see on kirg. Sa lähed täielikult edasi. Ei, ma teen seda, mida ma teen. Ma tean, kes ma olen. Eks ole. See intuitsioon tegelikult, midagi on sul intuitiivselt hakkab sulle rääkima midagi, mis vajab tegelikult väljendust sellega. Külma ratsionaalset väljendust, ära karda, et on valikuid liiga palju. Ratsionaalne selles mõttes, et kui sa nüüd hakkad väljendama seda tõde, mis on sinu sees, intuitiivselt tunned preestrinna energiaga, eks ole, siis võib tulla välja seda, et mis on tegelikult sinu ümber olnud. Võib olla liiga palju valikuid olnud, võib olla liiga palju illusionaarseid mingisugused mõtteid olnud, aga siis, kui sa hakkad välja rääkima enda tõde, siis sa tegelikult hakkad nagu mõtlema seda siis sa hakkad nägema, mis tegelikult, mis on, on ju. Okei, anna teada, kui sa tahad privaatsele vestlusele ka tulla, sest et siin on minu protsess ja uus liit hakkab ka tulema, päris huvitav. Nii, siis Neitsi on järgmine. Neitsi keskendumine, puhkus. Neitsid on kõige töökavamad inimesed, töökavamad. Igatahes, mis siin puhkuse juurde tuleb? Näitab kaps, okei, sensuaalsus, preestrin, keskendumine, meditatsioon, õiglus tuleb siin hästi palju sinist energiat. Ma arvan, et hakata väljendama seda. Neitsid tahavad tegelikult hästi palju informatsiooni sissepoole jätta, aga väljenduna ja siis see oma siis nägemise välja näitamine. Lapselikkus tuleb ka välja seda, et ei pea kartma oma tõde väljendama või siis mida sa tead, ära karda, et midagi on valesti või midagi sellist.
keskendumine, meditatsioon, ma ütlen, selleks, et ennast polariseerida, tasakaalustada. Ja siis, mis siin on veel? Puhkuse kohta tuli siis selline sensuaalsus ja tunnetesse nagu väljendamine ehk siis oma kirgedega tegelemine näiteks, mis annavad sulle mõnusat sukest enesearmastust, et sa, ma tegin seda hästi ja ma teen seda väga hästi, ma tean, mida ma teen väga hästi. Muidugi müntide kuninganna tuleb siin välja, sauade 4, müntide 9. No neitsid on meil praegu väga maandatud, väga hea. Perest hoidmine, pere hoidmine. Siin on mingisugused, tundub, et mingid legaalsed küsimused on ka seotud perega ja pere hoidmisega, kas lapsehooldusõigused või siis alimentide maksmine või nõudmine. Siin on selles mõttes transformatsioon on selles ka mingisugune nagu õiguse nõudmine, emalikkuse välja tulemine, et ära karda väljendada oma soove. Neitsid on hästi alandlikud mõnikord sellised, aga ära karda oma väljendada oma soovi ja mis on tegelikult õiglaselt sinu poole sulle määratud või sulle antud. Niisiis jah, see nautlemine ja siis oma kire järgi liikumine toob tegelikult niisugust mingisugust meeskonda sinu ümber ja informatsiooni sinu ümber, uut nägemist või uut niisugust tunnetust sinu osas, niisugust tiimi. Ma näen, nagu inimesed tulevad kokku ja töötavad ühe sama eesmärgi nimel. Võib-olla sul on mingisugune hobi, mida sa tahad, sa võid algatada midagi, mingit ringi, ma ei tea, mis raamatuklubi või joonistusklubi või siis rääkimisklubi või tugigrupid või midagi sellist, siis keskendud rahale, sa ei keskendu enam nendele suhetele. Keskendud sellele küllusele, mida sa tunned. See on nagu hästi ülev see tunne, läbiv tunne, aga siis oled lahti lasknud siis mingisugustest mineviku sidemetest, mis on siis, ma ei tea, hingesidemed või igatsus hingesidemete järgi, et sellest lahti lased. Päris hea, see on väga hea protsess tegelikult iseendaga teha, kui sa lased lahti mingisugustest õhulossidest, eks ole. Neitsi tunneb ennast palju paremini ka, kui ta laseb lahti mingisugustest ootustest elu osas. Eks ole. Lähevad need kõik need tähtkujud juba täiega segamini. Aga pole hullu. Niisiis. Nüüd peaks tulema tegelikult kaalud, aga vaatame siis Skorpioni üle. Usk, vaimne kasvamine, tasakaal. No nagu me teame, siis Skorpion õpib kõige paremini, kui ta läheb mingisugusest raskest perioodist läbi. Südamevalu on see, mis tegelikult aktiveerib Skorpioni. Siin on vaimne kasvamise peale tuli siis mõõkade 3 ja südamevalu on see. Nii,
usu peale tuli siis hierofant, nii et tegelikult sa tead, mis see kõrgem kutse sul on, kõrgem teadlikkus, kõrgem vaimsus, sinu hingekutse missioon tegelikult saab väga-väga selgeks tänu sellele, et sa oled mingisuguse südamevaluga ühendust saanud. Tasakaalu loob sul see, et sa lähed oma hingetee järgi ja väga kirglikult, Prince of Wands, väga kirglikult väljendada oma siis seda sakraalset energiat, mida sul tegelikult on suht palju. aga siis sa pead liikuma selle nimel, liigutama, muutuma. Egotorn on läbitud, sauade, 6 armastajad. Valik on tehtud, siis kui on valik tehtud, siis sa võid liikuda. Tundub, et skorpion liigub aina kõrgemale oma hingeteel, siis kui ta läheb mingisugustest nagu tohutuaalsetest puudustest ja tühjendustest läbi. Et siin on nagu need kaardid kõrvuti, tasakaal ja siis müntide 5. Ehk siis läbi puuduse, selles mõttes, kui sa oled sellise tee valinud, et läbi puuduse sa õpid kõige rohkem ja nii-öelda ascendid ja ärkad nii-öelda iseenda valikutele, soovidele. Jah, see tavaliselt ongi niimoodi, selles mõttes, et skorpion nii kõrgem assotsiatsioon, kõrgem mina on kotkas. Siis valik on tehtud ja on valitud oma kirg. On teada saadud, mis on kirg. Ja selle järgi liikumine, väga kirglik liikumine, edasi liikumine, nagu väga selge, siht on selge. No ja siis see kõrgem juhtimine ja kõrgem suunamine on tegelikult, sa oled selle kõrgema aspektiga tegelikult ühendatud. Sul on nii tohutu energia, sa lihtsalt pead selle maandama ära selle ja siin tuleb vaimne õpetaja välja. Aga vaimne õpetajasse saad tõusta siis, kui sa oled läbi läinud nagu kannatuse. Me oleme sellises reaalsuses, anna andeks, aga see on reaalsus. See on egotöö. Skorpionidel on väga suur ego. Vaatan siin. Saatan tuleb ka veel välja. Sõltuvused kindlasti. Sa arvad, et sõltuvused saavad siin maandada kuidagi, selles mõttes, et surutakse nii kaua, nagu seal ei ole mitte mingit muud võimalust enam. Lihtsalt, et suruda siin nii-öelda põlvili. Nagu suht selline, aga sa pead teadma seda, et kui sind surutakse mingitesse kohtadesse, kus sa ei taha olla, siis see tähendab seda, et see on kõrgematelt jõududelt, on ju. Sa pead leidma selle stabiilsuse, tasakaalu, rahu enda kogemuses. Vahet pole, mis ümberringi toimub. Ootuste purustamine, ootuste purunemine ja mingisuguste illusionaarsete õhulosside loomine teeb aina hullemaks seda. Nii, mis on peale skorpioni? Hambur, jah. Ideed ja inspiratsioon, vaimne kasvamine ja keskendumine. Okay. Hambur on täiega ideed ja inspiratsiooni allikas nagu. Vau. Tuleb mingisugune uus rahaline võimalus konkreetselt. Siin tuli sauade äss välja nagu.
ideed, inspiratsioonid on pannud sind kappama, liikuma, liigutama ennast, no tähe ja mõõga energia. Ja Empress, no väga külluslik energia. Oh my god, hamburitel läheb ikka päris hästi, ma vaatan. Nii. Mm-hmm. 2 ja 3. Loomeenergias oled mingisuses täiesti nagu mingisuses nagu punktuaalseks oled muutunud ja siis sa ei saa ennem mitte midagi luua. Keskendumise peale tuli siis müntide 3. Mis sa ei saa ennem seda luua, kui sul ei ole nagu punktuaalselt selge, mida sa tegelikult lood 5-5-5-5. Ehk siis sa oled õppinud, sa oled otsinud ressurssi, teadmist, informatsiooni, kuidas, mida, kuidas, miks. Aga sellepärast see loomeenergia on hästi selline potentne. Siis ideed, inspiratsioon selles mõttes, et sa pulbitsed kõigest sellest informatsioonist, mis on sinu ümber ja sa oled täiega nõus minema ja tegema see valik ja liikuma edasi oma teel, sellepärast tegelikult sul nagu raha on. Kuna sa oled mingisugused vaimsed õppetunnid läbi teinud, siis tegelikult küllus sul on raha. Selleks, et teostada siis need ideed, mis sul tegelikult on pulbitsenud, aga sa oled õiget aega nii-öelda oodanud. See ideed, inspiratsioon on tegelikult mõeldud selle nimel, et tuua välja küll puudusest mingisuguse teadvuse, selles mõttes, et tuua rahvastele külluse teadvust rohkem. See raha, mida sa oled nüüd saanud, teeb sind tegelikult võimalikuks selleks, et sa liiguksid ringi, mitte ainult ühes riigis oleksid, vaid liiguksid ja teeksid mingisuguseid suhteid, tööreisid, liikumised, siin on sauade 2 korda. Tööreisid, kohtumised, väga olulised kohtumised selleks, et midagi nüüd konkreetselt ära luua, sellepärast et see puuduse energia, puuduse teadvus on nagu selles mõttes, et nagu surub täiega vaata. Ja tegelikult sina juba tegelikult tead midagi, mis tooks välja inimesi sellest puuduse teadvusest. Ja selles mõttes, et sa tegid selle egotorni korralikult ära ja siis on siin karikate 8 ka. Jah, ära läinud kuskilt, oled liikunud edasi. No siin tuleb väga palju selles mõttes naysayers, aga need on eemaldunud sinu väljast nii-öelda inimesed, kes ei ole uskunud sinu perspektiivi, kus on eemale läinud ja siis on siin mõõdele. Karikate äss ja müntide äss. Vaimse kasvamise peale. Sa tead väga hästi, mida sa teed. Ja sa oled valmis täielikult minema ja väljendama oma tõde, vahet pole, mis seal ümberringiga ei toimuks. Selleks, et läbi lüüa see idee, mida sa tegelikult tead. Ja sa tead, et see idee on väga-väga oluline. Sa tead, et see on väga-väga oluline, sellepärast sa oled endaga tööd teinud konkreetselt nagu ja sul on nagu raha paigas, sul on süda paigas ja nüüd sa nagu vaatad, kus ja sa tead väga hästi, sul on nägemine väga-väga paigas nagu uskumatu energia, väga võimas. Wow. Nii, aga siis vaatame kaljukitsa ära. Jumalik ajastus, kaitseingel,
ja toetus. hästi. jumalik ajastus, haibristes, sauade 3, kaitsehingel. Toetus, okei. Sa tunned, et sealt väljaspoolt ei tule mitte mingit toetust, et sa pead hakkama iseenda intuitsiooni kuulama, peaingel selle ülempreest rinnaga. Jumalik juhatus tuleb sinu ise sisetundest ja sinu interpretatsioonist ja sinu olemusest, kuidas see intuitsioon ja keha siis coherence toimub, on ju. See on sinu intuitsioon ja ütleb sulle täpselt ära, mida sa pead tegema. Sa ei pea kartma seda, et ümberringi sinu toetust nagu ei ole, et sa pead usaldama seda, et sinu kõrgemad jõud on sinu teel sind hoidmas ja juhatamas. Huvitav, et kaitsehinged ja toetus tuleb, on ju. Identiteet. Okay. Identiteediga on mingisugune küsimus. Identiteedi shift on see kindlasti, sellepärast et sa näed, et ümberringi keegi nagu ei toeta sind kuidagi. Sa pead ainuüksi iseendale nagu ainuüksi iseendale toetuma nii-öelda. Päike. Võib-olla sul on mingisugune vale grupeering või valed inimesed ümberringi. Et vaata üle, lihtsalt valed inimesed on, kes ei toeta sinna, lihtsalt need ei ole sinu inimesed. Jah, selles mõttes valed inimesed, need inimesed ei kuulu sinu ringi, neil lõpetatakse ära nüüd. Jah, selles mõttes, et üks põhjus, miks inimesed ei kuula oma sisetunnet ja ei pane need mõistused ja maise ja vaimse tasakaalu ei loo, sellepärast nad kardavad nii-öelda küllusest lahti lasta või nagu stabiilsusest või niimoodi. Aga siin on karikate rüütel, mis tegelikult ongi siis see tunnetesse nagu tulemine. See võib olla mingisugune problemaatiline koht, aga jah, egotorn, selles mõttes identiteet korralikult pannakse nii-öelda küsimuse alla või testitakse seda identiteeti korralikult egotorniga ja päikesega. Et kui midagi kukub ja eemaldub sinu elus, siis ära karda sellest lahti lasta, sest et siin päike juhatab sind konkreetselt nagu. Ja jäär ja päikses on see sauade 3 siin. Et jah, ära karda lahti lasta millestki, mida sa oled nii-öelda kinni hoidnud väga tugevalt, mis on sulle nii-öelda stabiilsust, aga näha on, et mingisugune stabiilsus nagu hakkab tunnete tasandil või nagu grupeeringute või inimeste rühmitustega siis kokku kukkuma. Lõpetatakse midagi ära, mis on karmiline ja sihuke mingi stressirohke ja ei lähe sügavamale oma hinge teel või siis oma arenguga. Et raha pärast ära muretse. Võime alati väga minimaalselt elada mingisuguse perioodi, eriti kui me terveneme ja lähme oma nendest egosurmadest läbi. Jah, ära karda raha pärast, siin tuli mõõkade ema, tähendab müntide ema välja. Müntide kuninganna. Emalik järge. Sihuke nagu tagasitulemine iseendasse. Tagasitulemine iseendasse ja siis rahu tegemine iseenda tunnetega ja olemusega, asjadega, mis tegelikult juba praegu on. Sest et see grupeering või see konstruktsioon inimestest on olnud nagu selles mõttes, et valedel taladel ehitatud suhted või siis liidud. Sellepärast ongi tunne, et apikene, on ju.
tuledki oma päris rinnaenergiasse, omaenda sisetundesse ja usaldama, et jumalik ajastus on. See on kannatlikkuse õppetund, hästi suur ja see on ego õppetund ka. Aga kõik selleks korraks on kõik, aitäh, et te olete siin, kõik ilusat.